tervitus! Jaa, pole ammu näinud, eks ju, Merike numbrite keel. Mul on nii miljon mõtet, et ma enne kui ma metsa tulin, ma mõtlesin väga palju asja, mida teiega jagada. Vaatame, mis sellest välja tuleb, eks ma hakkan hüppama oma mõtetega siin edasi-tagasi. Ja siin on juhtunud selle nädala sees väga palju huvitavaid lugusid. Nii nagu meil kõigil, ma ei ole selles suhtes erand, aga oli üks vahva kokkusaamine, kus meid oli ligi 25 inimest. Tahtsin natukene siit seda jagada. Vaadake, kui põnev. Ma natukene panen nagu mitte selle süüks, aga siis see, et vanus tuleb peale, kogemus on teine ja sellised, teate, kaua üleval olla ja rääkida erinevatel teemadel. Lihtsalt see on nii mega huvitav. Aga keha enam ei jaksa selliseid asju. Et jagage seda kogemust, kuidas teil on, kui seal 20-sena või 30-sena oli nii, et jaksasite kaua ja tegemist ei ole praegu üldse alkoholiga, mis ma tahan rääkida. Pigem see, et nii kaua poolt näinud inimesi ja jutustasime, siis korraga mõtled, kell ongi nii palju. Ja nii huvitav oli. Pooltega nendest ei olnud näinud vist äkki 3 aastat. Üks tegi siin sellist, koer tegi kannakat. Teate see tagajalgadega. No vot, siis ja ma mõtlesin, et issand kui vahva, et ma seda ette valmistasin seda videot energiavampiirlusest, vaadake. Et me ei pea kõigiga nagu hästi läbi saama. Ja see tuli hästi kihvtilt ülesse, see kuidas kellega nagu läbisaamine toimub, kellega mingitest asjadest räägime. Nii nagu näete, mul silma all on täpikesed, mu keha ei kannata välja mingisuguseid toiduaineid, ma pole veel aru saanud, milliseid, aga seal sai kokkusaamisel nii palju asju söödud, et nüüd ta näitab välja mul. Ma räägin alati, mul silmad nagu taskulambid, kui ma söön mingisuguseid kummalisi asju. Laseme olla. Homme on juba parem päev. Aga jaa, teate, see oli nii põnev selles suhtes, et kuidas hakkab nagu ühega hoopis teismoodi energia toimima. Ja üks asi, mida ma veel tahtsin teile rääkida, siis mul oli nii palju mõtteid, mida ma mõtlesin, kui ma metsa tulen, ma hakkan kohe rääkima. Ja nüüd natukene lappab see lugu. Aga teate, kui huvitav, ma läksin natukene nagu ajas tagasi. Kas teil on selline tunne olnud, et kui te tegelete oma asjaga, eriti just vaimse asjaga, kui te tegelete, või siis näiteks kas või mingi äriga, ükskõik millega, aga sa tegeled asjaga, mis võtab sult enamus aja, nii et sa lülitud täiega nagu välja, mis ümber sinu toimub, kes mida kellestki räägib ja nii edasi. Ma arvan, et te saate aru, kuhu ma nagu viitan praegu. Ehk siis kokku saades teatud inimestega, keda pole aastaid näinud, siis ma mõtlesin, et ma nagu mõtlen hoopis teistmoodi nüüd. Ja hakkasin ennast analüüsima, siis see, mida ma soovitan üldse kõigil teha, ärge analüüsige ja ärge võrrelge ennast teiste inimestega, sest me ei suuda kunagi seda lõpule viia, sest me oleme ikkagi meie ja me peaksime ennast võrdlema iseendaga. No sinna teadmisesse ma sain ka vist äkki mingisugune 7-8 aastat tagasi. Sest ikka tahaks nagu mõtled seda ja teist ja vaata, et ikka see on nagu kõhna ja see on, ma ei tea, mis ja ma ei ole tegelikult nii eriti ennast nagu võrreldud teistega, aga ikkagi mingil määral. Mäletan seda, kui lapsed väga väikesed olid, siis sai kogu aeg ikka seepikaid vaadata ja ma ei tea, rääkida mingi Santa Mariast ja rikkad nutavad ja ma ei tea, mis oli mingi mitte tuhkatriinu, aga mis kurjam see seepikas oli. Vahet pole. Kui te teate nüüd, mida ma mõtlen, siis pange siia. Olid see perioodid, no see oli ka mega mõttetu ja põnev, ma tahtsin ütelda. No siis külajutud, kuule, läksid nii, et kohe rullisid, üldse oma elu ei olnud. Kogu aeg rääkisid teistest taga ja iseennast võrdlesid kogu aeg teistega. Ja no on kohe periood, ma ütleksin. See on juba ammu möödas. Ja ma olen selline pigem hunt, kes kõnnib oma pead. Mul ei ole 9 ega 18, nii nagu ma räägin, et nendel on see kood, kes niikuinii ükskõik mis suhtes nad on, nad ikkagi nagu oma ette hoidvad. Või noh, nad on võimelised olema suhetes, selles ei ole küsimus, aga lihtsalt see, et alati nad on kuidagi oma ette. Ja, et aga näete, ma juba hüppan oma mõtetega, aga ma hakkasin analüüsima seda,
kui huvitavalt nagu mängib ikkagi see numeroloogia. Osad teadsid, et ma tegelen numeroloogiaga, väga paljud ei teadnud, ma ei rääkinud ka. Mõtlesin, et mul on alati selline nagu mõte, et vähem teab, paremini magab. Vot, et küll see siis tuleb. Ja kõik ei ole üldse selleks valmiski. Seepärast mõne jaoks numeroloogia on üldse mingi mukikaka. No ja las ta olla siis mukikaka. Et kui see, et osta seal parem auto või majas kogu aeg iga päev remonti teha ja võrrelda ennast naabriga, kui see on nagu tähtsam, siis las ta olla. Et see on ka okei. Igal ühel oma süsteem. Ja see on nii huvitav, et mul oligi vaikus majas, teadsin mingi paar päeva iseendaga lihtsalt täiega nagu arutelud. Ja ma saan aru, suurema osa inimestest elavadki päevast päeva kogu aeg seda elu. Nad võrdlevad ennast teistega. Nad tahavad saavutada mingeid asju, võtavad kogu aeg mingid järelmaksed, topeltlaene, siis nad on kinni nendes asjades. Ma olen ise käinud selle orava ratta läbi. Ja mõtlen, kui õudne see kõik on. Ja võrrelda ennast kogu aeg teiste inimestega. Ja ma ütlen päriselt, et see oli üks asi, see oli kõige tugevamaid asju, mille pärast ma üldse numeroloogiasse tulin selleks, et aru saada esiteks, kes mina olen. Ja miks on mu ümber sellised inimesed, nagu nad on. Ja me võime muidugi rääkida jälle sellest peegeldusest, on ju. Nad tulevad meile teatud ajal midagi meile rääkima meist. Aga noh, kui me oleme ikkagi nii jobud, et ma aru ei saa, mida need räägivad, siis me ikka ketrame oma seda masiinat siin edasi. Ehk siis me oleme jobud, ma olen jobu olnud ikka pikalt. Nüüd ma lihtsalt vaatan neid asju täiesti hoopis teise pilguga. Ja nagu mõtled neid asju ja siis sa vaatad neid peremustreid ja no ühesõnaga teate, ma kohe tulin hädaldama natukene teile, aga ega see ei ole selles suhtes paha. Igaüks elabki täpselt nii, nagu oskab. Mina ei ole see inimene, kes peab ütlema, et võt niimoodi elate. Kõik elavad nii, nagu mina olen ka sitaks vigu teinud. Ma ei tea, mingi sõna sitaks on praegu, nii et andke andeks. Hullult vigu teinud. Ma lihtsalt olen viimastel päevadel nii emotsionaalne olnud, et see on natukene viinud mind justkui nagu energia poolest alla, aga ma olen aru saanud, et need inimesed, kes tegelevad rohkem iseendaga, mina siis olen üks nendest ja ma tean, et siin on palju neid inimesi ja vaadake neid videoid ju ma teen ka inimestega, kes tegelikult on väga keskendunud endasse, oma ellu ja nendega on nii huvitav rääkida, sellepärast, et nad ei ole sellele keskendunud, et kes mida, kuidas räägib, vaid pigem see, et arutama seda, et kuidas üks mingi teadmisharu, mingisugune, kuidas seda nagu hästi lahedalt ütelda, no kuidas üks täiendab teist. Nii nagu me siin teeme, tarokaardid täiendavad, vaata numeroloogiat, siis need poolvääriskivid. Vaadake, memm jookseb täiega praegu. Ma lihtsalt teda jälgingi. Tal tekib väike paanikahoog vahepeale. Ma pean kogu aeg, seepärast ma keerutan siin, et ühte. No nii, tere. Issi siin olen. No nii, kõik on hästi. Nii. Oho. Ja, vot ja siis teate, inimesed otsivad ise ennast ka kogu aeg, nii nagu Lissu otsib minu tagumikku, et ta lihtsalt ära ei eksiks. Ja, see on nagu navigaator. Mul oli veel mõtteid, mida ma tahtsin jagada. Ma natukene sondeerin peas, aga teate, natuke tahan teid kaasa ka panna rääkima, et see sõna vanadus äkki on nüüd võib-olla selline mitte kõige õigem sõna, mida ma tahaksin siia ütelda, aga võib-olla elukogemus äkki. Noh, ma ei tea, ise ma ütlen küll, et ma olen 47, ma olen nagu mega õnnelik, et ma olen 47. Minu meelest sellised kutsika jutud, siis kutsika kogemused on läbi elatud, tead, mida sa tahad ja tead juba, mida sa nagu väga ei taha. Aga on teatud inimesed, see on 45, 43, 48, 50 ja nii edasi, kes ikka jooksevad nagu pea laiali otsas ja ei tea nagu mida tahta. Ega see ka ei ole õige ega vale. Me igaüks oleme nagu omas selles keerises ja meil on kõigil tegelikult võimalus õppida ja võimalus arendada. Ja mul oli siin üks huvitav lugu teile rääkida. Ma lihtsalt vaatan, ma ei leia ühtegi teerada, kuidas siit edasi saada. Me oleme õudselt pikas kõrkjas praegu. Mets on küll mulle nii tuttav nagu taskurätik minu taskus.
No näed, leidsin tere ülesse. No nii, naised on koos, väga hea. Ja selles seltskonnas oli üks inimene, kes ka tihtipeale sinna ka kuidagi satub. Ja siis on nii huvitav, ta kutsus mind enda juurde, ütleb, et ta käis ema juures. Ütlen nii. Ja. Siis ta ütleb, ema näitas mulle ühte videot. Nii. Ja mõtle, sina olid seal videos. Mõtlen, okei. Vaata, kui põnev. Ja siis ta ütles, et kas ta saab selfie, kas ta saab minuga ühispildi teha, ta satab emale. Ja teate, kui armas see oli. Ma tahan tervitada sind, kallis ema, kes sa mind vaatad. Küll sa tundsid ära. Ma olin sellises, ma ei tea, mitte kollane, aga võib-olla roosakas sellises riietuses, et küll sa mind ära tunned. Ja teie kõik emad ja isad, kes te seal olete, mina kaasa arvatud ema. Ma olen nii õnnelik, et te olete leidnud selle kanali ja samas ükskõik, mis kanal veel seal on sellised, mis aitavad nagu rohkem lähemale iseendale. See on nii oluline, sest mida rohkem me õpime ennast tundma, mida rohkem me võrdleme iseennast iseendaga, siis see on nii terve minu meelest. Ja me saame iga päev olla parem versioon iseendast. Mitte mingist teedust ja maiest. Me ei peaks kohe mitte üldse ennast võrdlema teiste inimestega. Ja see on nagu nii mega huvitav. Nii mega huvitav. Ma natukene isegi teate, ma ütleksin niimoodi, päriselt ma ütlen, et ma olen üks nagu isegi kurb olnud need viimased päevad. Just sellepärast, et ma saan aru, et kui ma selle numeroloogiaga olen ennast hästi palju aidanud ja on teatud inimesi, kes nagu ütlevad ka, pigem ma räägin lähedastest, kes ütlevad ka, et ta tahaks ka natuke teada ja siis kui ma hakkan midagi rääkima, siis ei, ma ei taha teada. Ma ütlen, okei. Siis ei taha. Aga kui tahaks, ei tahaks ka. Siis ma tahan teile ütelda, et numeroloogia ei ole ennustus. See ei ole nagu tarokaardid. Tarokaardi lugejad ju ka ütlevad, vaata, selles hetkes, kui seda tehakse, siis kõik need energiat mängivad kokku ja siis hakkavad kaardid rääkima. Aga numeroloogias number on number. Usud sa sellesse või mitte, siis see on nii. See on nii nagu sul on ettevõtmisel on raamatupidamine ja siis kui tuleb mingi kontroll sisse, ma kunagi lastekodus töötasin juhatajana ja töötajana olen ka seal, aga juhatajana oli see nagu põnev võlu. Tervisekaitse hüppas ükskõik mis kell sisse ja oligi nagu täiesti nagu B-majas, ma ütlen, sellepärast, et kui sa ikkagi ei teinud süsteemi järgi, siis numbrid näitasid sulle seda, et seal on midagi pahasti. Jah, numeroloogias on täpselt samamoodi, siis igas numbris, mis sinu sees on, näitab sinu plussid ja miinused. Ja on olnud selliseid juhtumeid ka, klientide näol, näiteks klient tahab teada, millal ta maja saab osta. Jaa, okei. On olemas teatud sellised numbrid ja mis näitavad, ehk siis kui sa nüüd kuulad, mida toob näiteks 2026, siis seal te saate seda informatsiooni kätte, kui te kuulate kolmanda kõrvaga nii nimetatud. Näiteks number 4 võib olla väga hea, kui sa oled 4. energias. Kui sa oled 8. energias, siis on ka võimalik, et sa saad endale osta maja. Kas siis maja või kinnisvara, eks ju. Kinnisvara ongi maja, võib-olla saad hoopis korteri, võib-olla saad hoopis rannasauna endale osta. Aga sellist asja, et konkreetselt mingi number, mis demonstreerib sulle, et sa saad 3-korruselise maja endale osta, siis sellist asja ei ole, vähemalt mina ei tea. Teie, kes te numeroloogid nüüd siin olete, siis andke ka märkusi ja kommentaaridesse. Ma tean, et siin on osad numeroloogid, kes ka kuulavad mu kanalit. Kas on selline number olemas, mis täpselt ütleb, et sa saad endale 2-korruselise maja koos näiteks mingisuguse järvesaunaga või saunamajaga. No mida iganes, ei ole. Mina ei ole ausalt isegi otsinud, sest mina tean, et me oleme kõik oma õnnesepad. Kui me liigume plussis, usume iseendasse, siis see on väga suur tõenäosus, mida sa oled endale manifesteerinud ja mida sa oled kirja ka pannud pliiatsiga paberile, siis suur tõenäosus on, kui sa liigud ka selle poole, siis sa saad seda. Aga kui sa oled oma numbrite suhtes väga miinuses, väga skeptiline üldse maailma peale, süüdistad teisi igas asjas, siis väga suur tõenäosus on, et mingid numbrid sind ei aita. See on lihtsalt fakt. Ma võin teha head nägu ja lihtsalt ütelda Aga teate, sellest saab nii palju rääkida, et lihtsalt issanda päike läheb looja enne. Küll te teate küll, millest ma räägin.
see on põnev, see oli hästi mõnus natukene mul siin nüüd paar päeva tagasi siis minna ajas veitsed tagasi ja mõelda selliseid asju, et mis asi see elu üldse on. Ja oma elukaaslasega arutada nendest asjadest ja teate, kui huvitav, üks asi, mida ma ikkagi ütlen, et siis numeroloogia on ikka nii palju mind aidanud. Nii palju, mida ma ka siis proovisin teatud inimestele rääkida, mitte sellepärast, et numeroloogiat peale pressida, absoluutselt mitte. See on täiesti vaba valik ja siis, kui olid seal osad inimesed nagu valmis seda kuulama, ma ei olnud loengupidaja, ma olin üks nendest suurest hulgast. Me saime kõik kokku seal omavahel, mis oli hästi mega huvitav ikkagi ja hästi lahe, emotsionaalselt hästi lahe ja mõnus oli vaadata, mis siin mõndade aastatega on muutunud ja mina ka kaasa arvatud. Siis mõtlesin, et teate, kui palju aitab see suhteid, kuidas ma ütlen, suhteid tervena hoida. No nii nagu ma olen öelnud, kes nagu vähegi on kuulanud neid asju, siis ma olen 16, minu elukaaslane on 13. Väga keerulised numbrid, väga keerulised. Ja kui omavahel näiteks ei räägi nendest plussidest ja miinustest, mina lausa niimoodi köögilaua taga oleme üks ühele. Tema muidugi numeroloogias alguses oli väga skeptiline, aga mida rohkem ta saab aru, et need töötavad, siis ma lihtsalt räägin meie plussidest ja miinustest, et tuleb lihtsalt mingi hetk, kui ma näen, et tal on hullu hoog peal, 13 on selline väga temperamentne number. Ehk siis teie kallikesed, kes te siin 13 olete või teil on lapsed sellised või elukaaslased, siis teate, see on selline lugu, ega seal mitte midagi teha ei anna. Nad on saanud vitse rohkem kui präänikud lapsepõlves tihti peale, sellepärast, et neid on tituleeritud kohe HDO-deks. Aga neil tuleb lihtsalt vahepeal anda olla. Ja siis mine hinga värsket õhku või tegele oma asjadega. Ja see, kui sa ärritud, see tähendab seda, et sul pole oma asja, millega tegeleda. See on puhas minu märk. Mis minu hullus on see, et lihtsalt ma olen tohutult oma peas kinni. Ma võin vahest olla nagu väga pikalt vait. See ei tähenda, et nagu midagi oleks lahti. Ja ma olen ka talle öelnud, anna lihtsalt mul olla, mul on kõik väga hästi. Või siis see, et ma olen tohutu töönarkomaan, ma võin mingi päev teha nii hullumoodi tööd. Ta lihtsalt ei jõua nagu sammu pidada, ma ütlen, et anna mul lihtsalt olla. Kõik on väga ideaalne. Hommiku kähku, hommikusöögi aeg räägime asjad selgeks. Mul on selline päevaplaan, et parem on, kui sa tegeled oma asjadega. Heas mõttes, seepärast, et järgmised päevad on nii, et me planeerime mingid teatud päevi, mis me teeme koos. Ja siis ka ikkagi ma teen mingid selliseid asju, mis viskab jälle rivist välja. Noh, ütleme siis niimoodi, kes teab vähegi seda number 16 energiat, tee ka 16, kirjutage siia alla ja 13 ka või vähemalt, kui teil on tutvusringkonnas. Siis nad on sellised, ei ole lihtsalt numbrid, aga nendega peab lihtsalt selles suhtes saama nagu lahti räägitud, sest väga paljud probleemid, ma tõin nüüd just selle oma näite sellepärast, et on väga palju huvitavaid numbreid. Ja inimesed elavad koos sellepärast, et ootame siis, kui laps saab 18 või lapsed saavad 18, on ju. Okei. Vanemad elavad juba ammu eraldi tubades. Okei. Noh, kui see on teie jaoks normaalne, siis see on normaalne. Tegelikult ma ju näen. Noh, mina näen, teised näevad, mida iganes on. Noh, sõltub, kui palju mulle räägitakse. Nüüd rohkem vähem ja vähem üldse ma tahan süveneda nendesse asjadesse, seepärast ma saan aru, et issand, kui palju inimesed raiskavad oma aega. Oi, kui kahju. Et sellist kommunikatsiooni, üksteise arvestamist enam juba ammu ei ole. Kas see ongi see elu mõte? Siin on igasugused, teate, nagu ma ütlen, et võimalusi on ju nii palju. Võtke kätte, arutage, kes te olete, isegi kas ilma numeroloogiata, ilma astroloogiata, rääkige lihtsalt suud puhtaks ja vaadake, kuidas edasi nagu minna, mis oleks kõige targem nagu edasi minna, sest ega lapsed ka jobud ei ole. Lapsed ju tunnetavad eriti hästi neid asju, kui energia on sassis. Nagu mega huvitav on see lugu. Võtta kinni siis, mis on nagu õige. See video ongi nüüd pigem selleks, et lihtsalt arutada. Tahtsin teiega nagu neid asju lahti lammutada. Eks me kõiki omast arust üritame nagu paremini elada. Kes hambad ristis elab, kes elab nii, et ta saab kõigest rääkida, kes vahetab rohkem mehi, kes vahetab rohkem naisi.
kes on võib-olla 5. klassist alates ühe ja sama mehega, ühe sama naisega kuni surmani. Ei ole õiged ega valesid vastuseid, kõik on õige. Või siis vastupidi, kõik on vale, ma ei tea ise ka selles suhtes, et see ei ole see minu eesmärk nüüd, et nagu hakata seda tõde taga ajama, et mis on siis õige või mis on vale. Lihtsalt igaüks saab nagu jagada oma kogemusi siin, kui julgeb jagada. Ja vot siis sellised asjad teate keerlevad mul peas ja siis ma mõtlen, et okei. Nii huvitav päev on täna tulemas. Mul on täna vahvad salvestused jälle 2 huvitava naisega. Panen siis sinna klubilistele algselt selle informatsiooni ja siis nädalavahetustel vahest panen siis jälle kõigile vaatamiseks. Ma lepin selle inimesega kokku, keda ma intervjueerin. On teatud inimesed, kes ei taha tulla nii suure hulga ette. Siis on ainult võimalus tulla sinna klubiliseks. Aga ma saan täiesti teatud inimestest aru, kes ei taha panna kuhugi oma kaarte ja seda maksusüsteemi reguleerib YouTube. Osad on kirjutanud, kas ma võiksin sulle teha selle kuumakse. Ei saa teha mulle kuumakset. Mina ei saa seda organiseerida, reguleerida. YouTube teeb neid asju. Vot, põnev on see elu. Aga põnevamaks ju läheb selles suhtes, et teie, kes te olete siin 60-sed, 70-sed, mina olen alles mingi poisike teie kõrval. Ja ma saan aru, osad teate räägivad seda, et vot selline nagu sellises hetkes olemine on see, et sa lähed nagu ühest dimensioonist teise, mitte dimensioon, oota, mis oli mingi 3D, 4G-sse on ju siis 4G-st 5. G-sse. Teate mis? Ma olen nendes hästi selline, ma olen kuulanud, aga ma täpselt ei tea kõigest nendest asjadest. Kui teie seas on nüüd keegi inimene, kes oskab rääkida seda energiate liikumist, mis meie ümber toimub, mul ei ole sellist inimest praegu niimoodi, keda ma teaksin, aga kui sa oled valmis tulema näiteks meil klubilistele rääkima seda, see oleks hästi huvitav. Miks on mingisugused energiat praegu veitsa sassis? Kirjuta mulle sinna numbritekeel@gmail.com või siis Messengeris seal suletud grupis numbritekeel. Hüppa sinna sisse, sealt sa leiad minu isikliku Messengeri ja kirjuta mulle. See oleks hästi mõnus tegelikult avardada natukene, mis siin maailmas toimub. Mina tahan ise püsida ja püsingi numbrite maailmas, aga mulle väga meeldib, saate aru, tuua neid erinevaid vaatevinkleid teiste inimeste kaudu. Sest minu meelest on nii mega huvitav, kes millega tegeleb. Ja kui seda vähegi saaks nagu selle vaimse maailmaga kuidagi seostada, sest igal ühel on kuskil keegi. Ütleme, või see mingi asi, mis seda rohkem köidab, sest kõige rohkem minu meelest paneb sind nagu, kuidas ma ütlen, rahulikumaks muudab elus see, kui sa saad tegeleda sellega, mida sa kõige rohkem armastad. On siis, kes sa mingisugune teema, nii nagu mul numeroloogia, mul on lapsed suured juba. Lapsed olid väiksed, siis keskendusin rohkem tööle ja see, et lastel oleks hea. Nüüd ma ei keskendu niivõrd tööle kui hoopis numeroloogia maailma ja see toob ka mulle rohkem võimalusi. See on kõik nii huvitavalt omavahel seotud, kui palju peab tegema katsetusi maailmas selleks, et sa lõpuks jõuaksid sinna, mis tegelikult sinu tee on. Nagu vau. See on tohutu vau, sellepärast, et mu missioon ei ole mitte teha mingit businessit. Minu missioon on hoopis vaimselt inimesi aidata ja seda ma nüüd ka teen. Ja eelkõige ennast tervendada sellega, et hoopis teistmoodi peaks tegelikult need asjad üles ehitatud olema minu elus. Ja ma olen nüüd alles jõudnud sinna, kui ma jõudsin numeroloogiasse. See on ju huvitav, sest tegelikult ma olen seda saanud aastaid, ütleme jalaga peesse tegelikult. Mind on kogu aeg nagu sealt materiaalsusest kogu aeg lükatud nagu vaimsuse poole. Aga sa saad aru, kui sa tööle käi, siis kus sa selle raha saad, on ju kogu aeg peab mingi tamp peal olema. Nii huvitav seen on siin. Näete, hüppasin kohe mujale, jah. Ja nii see on. Tuleb julgeda, riskida. Riskida saame siis, kui me usaldame ise ennast kõige rohkem, saame ka siis riskida, kui sul on väga hea tugev partner kõrval. Teate, seal on nii palju nagu variante. Ma võingi jääda heietama. Üle pika aja selline üks pikem video. Eks te siis pange mulle siia ka oma mõtteid.
ja hullult palju aitab see video tegelikult, kus ma räägin, et kas energiavampiirid on olemas. Nagu mega palju. Kuulake seda ja see annab hästi palju, minul on andnud väga palju toetust. Et vaadake iga kord, kui ma valmistan mingisugust materjali ette, siis ma võtan siit informatsiooni, sealt informatsiooni, mõtlen neil läbi, töötlen need läbi. See on nagu mega huvitav, aga kõige rohkem, mida ma soovitan siiski, õppige ennast tundma. Õppige aru saama, kes sa oled. Miks sa teed niimoodi, nagu sa teed? Ja need samad analüüsidki, mida ma olen tehnud nii suuliselt kui kirjalikult, see ei ole ainult selleks, et sa korra loed seal läbi. See on pidev töö iseendaga lihtsalt, see on nagu nii mega võimas aparaat. Ja nii kui ma ütlesin, see ei ennusta sulle, mis päeval või kuul sa lähed seal abiellud või millal sa endal seal mingi 3-kordse maja saad koos saunaga. See ei ole selline asi. Sa ei tule seda kunagi saama, kui sa iseendaga tööd ei tee. Kui sa kakud seal naabrinaisel kogu aeg silmi peast välja, paned tahma Toomast talle sinna ukse taha. Sa ei tule seda saama. Võt, nüüd natuke kuri ka, vaata. Okei. Sai vist otsa. Mul oleks nii palju rääkida, teate, lihtsalt siin. Ma ei taha nagu seda sassi ajada. Ma olen nii tundeline kuidagi nüüd viimased paar päeva olnud, et ohoho, küll ma sellest üle saan ja täiega jälle sukeldun numeroloogias. Aga ma olen täitsa tavaline inimene, ma ju elan samamoodi hommikust õhtuni nagu me kõik. Ja kolmapäeval ehk siis homme ma olen osalema hästi huvitavasse kohta. Teen seda elus esimest korda. Te tulete sellest kuulma arvatavasti natukene, vaatame, kui hästi mul õnnestub seda jäädvustada. Vaatame, mis sellest saab ja kas üldse tohib jäädvustada. Aga ma saan hästi suure pundi naistega kokku ja räägin natukene, mida toob 2026 siin Soomes siis eestlaste naiste kamp. Kes sellest midagi kuulnud on, siis Facebookis liigub see info. Vaatan täitsa esimest korda, nii et põnev. Osasid ma tean ka nendest, see on nii huvitav, kogu see värk. Ja teate, mõtlesin isegi sellist asja, et kuna ma siin elan, kus ma siis elan, et võib-olla kui teil on mingisuguseid selliseid ettevõtmisi, kus võiks ka väike numeroloogia killukene olla, siis seda ma saan teha kas näiteks videona teile juba valmis või näiteks kui on mingisugused koosolekud, kus te osalete seal, ma ei tea, mis asjad need on, Meet, on see Meet selline asi või siis Zoomi kaudu, kui tahate mingit numeroloogist osa sinna juurde panna, siis see nagu sobiks mulle väga hästi. Online'is näiteks osalemine, ma tean, et paljud koosolekud ja sellised kokkusaamised on niimoodi üles ehitatud, et siit aitäh koroonale, eks ju. Ja kui see nagu sellest siis tundub, et tahaks külla kutsuda kuhugi sündmusele. No nüüd, kui ma kolmapäeval lähen, ma olen hullult erutatud, sest samas mulle väga meeldib, aga väga palju ma ei taha ka kodust välja selles suhtes liikuda. Et mõnus on, kui see saab mugavamalt tehtud. Vaadake, nüüd vaidlen nagu endale vastu ka, nagu just tahan ja ei taha ka. Lihtsalt see, et ma ei taha liiga keeruliseks oma elu teha, et ma ainult jookseksin kogu aeg ringi. See ei ole minu eesmärk. Siis hakkavad kannatama nii kirjalikud kui suulised kliendid. Mida rohkem ma siin ringi tuuseldan, läheb mõte mujale. Võt niimoodi, nüüd on mõtteid nii 1 miljon tükki, aga vahvad päeva teile kõigile ja mulle samamoodi. Kommenteerige siia, mis mõtteid tuli. Natuke selline pikem arutelu video. Seekord niimoodi. Polegi ammu käinud teiega lobisemas. Vaatame. Aitäh, Merike numbrite keel. Tšau.